Tõenäoliselt iga eestlane teab, et Jeesus sündis Petlemas. Aga et alustada seda lugu rääkimas Jeesuse sünnist, peame me siiski tulema sellesse linna Naatsareti, kus elasid Jeesuse vanemad ja kellele kuulutas ingel just sellesama kiriku all ühes krotis seda, et sina saad käima peale ja tood poja ilmale. Ja muidugi ta ei ütelnud kõike seda, millise seikluse nad pidid läbi elama, Petlemma matka ja kõige selle sekeldustega seal, aga siit Naatsareti kirikust sai tegelikult algus ka Petlemma sündmused. Nii siis algas kõik peale siit Naatsaretist. Tänaseks on frantsiskaanlased püstitanud siia ingli kuulutuse basiilika. Arheoloogilised väljakaevamised aga näitavad, et selle koha peal on 2000 aasta jooksul olnud lausa 4 kirikut. Kui viimane 1954. aastal lammutati, andis see võimalus arheoloogidele uurida eelnevaid kirikuid. Ja üllatuseks ilmusid siit välja elamukompleksid, krotid, laoruumid, surutõrred, kõik, mis kinnitab kohta, kus on elatud Jeesuse ajal. Fakt, et siia on ehitatud mitmeid kirikuid, tõendab, et selles kohas on elanud piibli seisukohast olulised isikud ja toimunud olulised sündmused. Niisiis siin oli koobas, kus ingel Gabriel ilmus Maarjale ja kuulutas talle, sa saad käima peale, tood poja ilmale ja paned temale nimeks Jeesus. Siin oli tema maja. Milline vapustav tüdruk oli see Maarja. Ta ei kahelnud hetkeski Jumala ettepanekus jääda rasedaks enne kuulmatul viisil pühast vaimust, vastates Jumala saadikule koheselt, mulle sündigu sinu sõna järele. Ta oli suure usuga noor neiu, kes ei kartnud oma elus võtta vastu selliseid väljakutseid. Kujutage vaid ette, kuidas pärast tema rasestumist hüppas ta eesli selga ja ratsutas oma sugulase Elisabethi juurde, kes elas Jeruusalemma lähedal. Sel ajal aga uitasid Iisraelis ringi lõvid, tiigrid, karud. Palju oli röövleid ja teekond oli väga riskantne, kuid tal oli tõeliselt vapper süda. Meie tänapäeva inimestena kaalume riske enne kui võtame ette sellise reisi, isegi konditsioneeritud autos. Kujutage ette noorukest Maarjat rappumas mööda kitsaid ja künklikke kiviklibulised teid eesli seljast. Tõepoolest, ta pidi olema hoopis teisest puust. Jätkame aga oma jõululoo jutustust siit Petlemast, kuhu Joosep ja Maarja olid jõudnud. Kuna Rooma keiser oli andnud karmi käsu loendada kogu impeeriumi rahvastik ära, siis see korraldus muidugi laienes ka Judea provintsile. Ja sel põhjusel oli püha perekond sunnitud minema Maarja raseduse lõpusirgele jõudmise tõttu väga riskantsele reisile. Joosep aga oli Taaveti soost ja ta pidi kindlasti minema ennast kirja panema oma sünnikohta ehk siis siia Petlemma linna. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileast Natsareti linnast üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemaks, sest ta oli pärit Taaveti kojast ning soost. Ennast laskma kirja panna ühes Maarja oma kihatud naisega, kes oli käima peal. Betlem aga oli väga vana linn, väga iidne, väga märgiline oma sündmuste poolest. Ta ei olnud küll suur linn, aga väga tähtis, sellepärast et siin on juhtunud väga tähtsad sündmused ja elanud väga tähtsad isikud. Linna nimi algkeeles aga ei olnud mitte nagu eesti keeles kõlab Betlem, vaid Beit Lehem, mis on tõlkes
väga oluline, seda me peame mõistma, see on leivakoda. Ehk siis teiste sõnadega, kunagi oli see üks linn, kus koguti vilja ja neid linnu oli Iisraelis rohkemgi kui ainult siin, aga see oli üks leivakodadest ehk leivaladude linnadest. 1000 aastat enne elas siin aga Taaveti perekond. Iisai oma poegadega, kelledest sai alguse Juuda kuningate dünastia. Veel enne seda aga elas siin Elimeleki perekond, kes läks õnne otsima Moabi väljadele ja kust naasesid tagasi Rutt ja Naomi ning toimusid Ruti raamatu sündmused. Joosepi ja Maaria reisimine Petlemma ei olnud juhus. Paljud olukorrad meie elus võivad tunduda juhusena, kuid tagasi vaadates näeme neis Jumala varjatud kätt. Nimelt oli prohvet Miika kuulutanud ette, et selles väikses Juuda vürstilinnas sünnib Jumala valitseja, kes hoiab rahvaid karjasena. Aga sina, Betlem Efrata, olgugi väike, et olla Juuda tuhandete seas, sinust väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kelle põlvnemine on muistsest päevist igiaegadest. See oli tegelik põhjus, miks pidid Joosep ja Maaria siia sattuma tema sünnituse hetkel, et täita selle väikese prohveti kuulutus just selles väikeses linnas. Kuid pühal perekonnal oli palju lihtsam pääseda Petlemma kui meil täna, sest Petlemm asub Palestiina omavalitsuse A-tsoonis, mis tähendab seda, et kõrge betoonmüüriga ümbritsetud ja isoleeritud linn on eraldatud eelkõige siit lähtuva terroriohu tõttu. Siia ei tohi tulla üldsegi juudid, Iisraeli kodanikud, ja kui meie tuleme läbi selle kontrollpunkti, siis meil tuleb ette näidata Euroopa Liidu pass. Keisri käsk pani liikuma tohutud rahvamassid, sest kõik pidid minema oma sünnikohta. Kujutame ette, kuidas ajal, mil reisimine ei olnud just kõige lihtsam, olid äkki väikeses Petlemma linnakeses suured inimmassid, kes kõik vajasid ööbimist, toitlustust, ka meditsiinilist abi. Tõenäoliselt olid Joosep ja Maaria hilised saabujad, sest reisi ilmselt aeglustas Maaria rasedus. Kohale jõudes leidsid nad, et kõik võimalikud majutuskohad olid juba hõivatud. Piiblisündmuste dateerijate kohaselt oli nende saabumise ajaaknaks september-oktoober. See laseb õhupallina katki meie kombe detsembrikuiseks jõulude tähistamiseks. Põhiline põhjus selle ajamääragu kohta on, et evangeeliumite järele olid karjased öösel väljas. Detsembris on aga Petlemmas külm ja jahedamal aastal on ka lund, siis ei viida karju ööseks välja. Niisiis ei saanud esimesed jõulud kuidagi toimuda 24. detsembril. Aga see polegi nii tähtis, sellepärast et igaüks võib oma sünnipäevad tähistada, millal iganes ta soovib. Teoreetiliselt oleks Maaria ja Joosep saanud ja ka põhimõtteliselt sellel aastaajal ööbida looduses. Kuid pika ja väsitava reisi järele ja Maaria konditsiooni arvestades vajasid nad siiski midagi korralikumat kui palmi all ööbimine. Kuna aga kõik võimalikud võõrastamajad olid hõivatud, siis ainus võimalus, mida Joosep leidis, oli võõrastamaja alumisel korrusel olev hoone, kus reisijad tavaliselt hoidsid oma loomi, kes tulid nendega kaasa. Tolle aja võõrastamajad olid aga teissugused kui meie hotellid. Inimesed reisisid sageli koos oma loomadega. Ka neile oli vaja varjualust. Nii oligi tüüpiline võõrastamaja plaan selline, et külaline ööbis teisel korrusel ja alumisel korrusel oli koht tema loomadele. Kuna aga kõik teise korruse toad olid hõivatud,
leidis hotelli peremees ühe vaba loomade ruumi, kus külalisel ilmselt ei olnud oma loomi kaasas. Ja nii leidsidki Joosep Maarjaga ennast sealt, mida meie jõululauludes nimetatakse laudaks. Esimesed inimesed, kes said teada Jeesuse sünnist, olid karjased, kes olid oma lammaste karjadega parajasti ööbimas väljal. Oleme tulnud traditsioonilisse kohta, mida kutsutakse Petlemma väljadeks. Kui me esimest korda tulime Petlemma, siis see oli minu jaoks suur üllatus, mida ma nägin. Minu vanaema ikka rääkis mulle Petlemma väljadest ja see oli kuidagi sööbinud minu mälusse ja ma kujutasin ette, et see on Petlemma selline lameda maastikuga nagu Eestimaa heinamaad enne jaanipäeva, kus ritsikad siristavad seal ja rohi kasvab nabani. Aga see, mida me siit näeme, me oleme mägedel, me oleme mäe otsas ja igal pool ümberlingi Petlemmas on mäed. Nii et kogu minu see kujutus Petlemmast nagu lendas äkitselt õhku. Aga selline ongi Petlemma. Tuhande 1953. aastal valmis siia paika, mida tähistatakse karjaste väljadena, Antonio Berlucci ehitatud inglite kirik. Nagu paljud sakraalehitised ja kirikud, mida tema on siia maale disaininud, on seegi kunstilise arhitektuuri aegumatu tippteos, mille arhitektuuri nii seest kui väljast kõneleb meile siin aset leidnud sündmusest. Uurime seda, kuidas olid karjased öösiti varjul oma karjadega. Siin olid öösel väljas uitamas kiskjad. Nagu loeme Taaveti loost, kus ta rääkis Saulile, et lõvi ja karu tulid tema lambaid ära viima. Muuseas, see oli just see piirkond, kus ka Taavet karjatses 1000 aasta eest oma isa lambaid. Kaitseks olid ehitatud müüritatud aiad, kuhu ööseks karjad aeti. Ainukesse avausse müüris heitis magama karjane. Just täpselt nagu Jeesus kõneles meile, et tema on lammaste uks. Nii oli ka karjane ainus, kellest üle tulles pääses aedikusse. Siin aga näeme väga korralike karjade hoidmise aedikuid, kus ei puudunud isegi valvetorn. Sellel kõigel on oma põhjus. Petlemmas kasvatati erilisi, väga puhtatõulisi karju, mida müüdi ohvriloomadeks Jeruusalemma templisse. Nende loomade hind oli kõvasti üle keskmise ja seepärast oli siia ka korralikult investeeritud. Karjaste töö oli organiseeritud nii, et 2-3 nendest läksid ülesse valvetorni. Nad võtsid kaasa soojad riided, tegid ülesse soojenduseks lõkke ja nad asusid valvama, et keegi ei tuleks lambaid röövima. Siis teised karjased, nad võtsid kaasa soojad riided, läksid alla koobastesse ja heitsid puhkama, sest seal oli palju mõnusam ja soem. Koopas olid aga taeva poole avanevad aknad ja nii nad nägid sealt nendest akendest tähti taevas. Ja kujutage ette, kui ilus kuuvalgus seal paistis ja nad nägid nagu paremini nendest akendest vaadet, et kui peaks näiteks kõlama häiresignaal. Kuid ühel sellisel rutiinsel karjatsemise öösel ilmus ootamatult ende juurde hoopiski issanda ingel. Ja kõik läks ühtäkki valgeks ja nii räägib sellest Luukas oma evangeeliumis. Ja seal paigus olid karjased väljal öötsist pidamas valvet öösel oma karja juures.
Ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, et te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taevas sõjaväe hulk. Need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledes temal on hea meel. See kõik, mida me kuulsime, kõlas karjastele justkui see oodatud häiresignaal või pigemini kardetud. Nad kargasid kiiruga välja, kuid nägid hoopis taevaseid saadikuid laulmas ja Jumalat ülistamas. Ja kui nad kuulsid nende saadikute sõnumit, mida me just lugesime, siis nemad teadsid täpselt, kuhu peab minema, sest nad teadsid, kus Petlemas hoiti loomi. Nad kiirustasid koheselt minekule, et näha seda imet, mida ingel oli neile just kuulutanud. Ja kui siis inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele. Läki nüüd Petlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis issand meile teada on andnud. Ja nad tulid tõtates ning leidsid Maaria ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli üteldud selle lapsukese kohta. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mida karjased neile rääkisid. Nendelt väljadelt kohani, kuhu nad pidid minema, oli umbes 2 kilomeetrit. Täna on ehitatud Jeesuse sündimise paiga kohale väga vana ja üks 2 kõige olulisemast kirikus kogu siinses regioonis. See on üks maailma vanimaid järjepidevalt toiminud jumalakodasid. Keiser Konstantinus alustas siia kiriku ehitamisega aastal 326. Aastal 333, kui Bordeaux palverändur siin käis, kirjutas ta oma reisikirjas, et nägi selles kohas basiilikat, kus sündis meie lunastaja. Kirikusse sisenemine toimub just nii madalast väravast. See ei ole mitte sellepärast, et meid kuidagi alandada tahaks, aga selle värava nimi tõesti on alanduse värav. Ja see põhjus on selles, mitte et meid meelega tahetakse põlvili panna, vaid et keskajal saratseenid, nemad panid hobustega kirikusse. Siit sa hobusega kirikusse ei lähe. Tuleb kummardada enne, kui sa lähed kirikusse. Jätame selle väga vana ja kauni tähendusrikka kiriku sümboolika kirjeldamise religiooni teadlastele ja siirdume kõige olulisemasse kohta, kus 2000 aastat tagasi oli laut ja sõim. Tee sinna laskub alla mööda trepiastmeid ja asetseb kiriku keldris, kus kunagi oli koobas. Just siia tulid karjased peale kohtumist inglitega. Täna on sõime asukoht märgistatud suure õbedase tähedega seal all koopas. Me peame kõvasti kasutama kujutlusvõimet, et näha siin rahulikku lauta, kus Maaria on mähkinud linadesse oma esimese poja ja asetanud ta sõime seintele. Kuid me samas mõistame, et kirikul on väga oluline tähendus. Kui seda kirikut ei oleks algselt selle koha peale ehitatud, siis tõenäoliselt oleks siin täna kas mõni hotell või elurajoon, kuid täna me võime puudutada seda tähte, kasutada silmi sulgedes oma kujutlusvõimet ja näha neid evangeeliumis sündmuseid, mida me võime lugeda Piiblist. Just siin puudutasid karjased sõime, kus oli sündinud kõigi maailma rahvaste karjane. Siin linnas, kus määgisid
peatselt templis minevad lumivalge villaga süütud ohvritalled, sündis ohvritall, kes kannab kogu maailma patu. Jõululugu on väga kontsentreeritud kirjutis. Kui me hoolega ei pane tähele selle detaile, siis me võime ekslikult arvata, et karjased ja targad olid seal kohas, kus Jeesus sündis samal ajal ja samal öösel ning kummardasid üksteisega koos siis Jeesust. Kuid evangeeliumid täheldavad, et kui targad jõudsid kohale, siis oli Jeesuse perekond juba mitte enam laudas, vaid majas, mille kohal oli pidama jäänud täht, mis andis tarkadele juhtnöörid või suuna, kuhu poole minna, ehk siis midagi meie GPS-punkti taolist. Kõiki linnahotelle täitvad külalised olid nüüdseks lahkunud ja nad olid leidnud enesele elamise kuskil majas. Võimalik, et nad said elada ka kusagil Joosepi sugulaste juures, sest et ta oli ju siit pärit. Tõenäoliselt ei kiirustanud nad tagasi Naatsaretti, sest nad pidid templis oma esmasündinud poega Jumalale pühendama. Tema eest seaduskohast esmasündinu lunastusohvrit tooma ja teda ümber lõikama. Pärast kõiki neid toiminguid oli neil vaja lihtsalt taastuda enne tagasitee ettevõtmist. Kuid enne, kui nad jõuavad kosuda tagasiteeks, kostub taas kord nende uksele koputus. Nende hämminguks on seal võõrama mehed, kes olid suursugused ja veel nad olid väga rõõmsad, et nad olid leidnud Joosepi, Maaria ja lapse, kelle pärast nad olid nii pikalt reisinud ja nii vaevaliselt teda otsinud. Nende lugu kuuldes on Maaria ja Joosep suures hämmingus, kuid samas ka kinnitatud kõigest sellest, sest ka Joosep oli varem unes näinud väga sarnast sõnumit ja Maaria oli 9 kuu eest kodust kuulnud inglilt sellist sõnumit. Nende üllatuseks kingivad targad neile palju kulda ja muid varandusi, enne kui nad lähevad tagasi koju. Nende rikkalik and on pühale perekonnale suureks abiks, sest nad ei teagi, et nad ei saa oma koju Naatsareti naasta tagasi veel nii pea. Tere tulemast Egiptusesse, Joosep, Maaria ja Jeesus. Oleme praegu Siinai kõrbes, kus oli neil ennast hea peita, sellepärast, et vaevalt oleks nad läinud elama kusagile pealinna Egiptuses, kuskil Vaarao lähedusse, sellepärast, et Herodes Suurel olid siiski väga head sidemed ka Egiptuses ja siin oli neil ennast hea peita. Sest mõelge, isegi siis, kui nad läksid tagasi oma kodumaale, ei läinud nad elama Jeruusalemma, vaid kaugele põhja Naatsaretis, sest nad ikka kartsid veel Herodese klanni kättemaksu. Kus ja kuidas nad elasid Egiptuses, sellest ei ole meile evangeeliumites räägitud. Kuid loogiliselt võiks järeldada, et nad hoidsid siin küllaltki madalat profiili. Ja nüüd nad mõistavad tegelikult seda päriselt, miks andsid maagid neile nii palju väärtuslikke ande, sellepärast, et sellest varandusest neil tuleb elada siin üsna mitmeid aastaid. Kuid nende Egiptuse periood oli väga oluline, sest sellest oli ette profeteeritud nii. Ja nad olid seal kuni Herodese surmani, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ütleb: Egiptusest ma kutsusin oma poja. Herodes aga vihastub, et maagid julgesid teda petta ja ei tulnud temale teatama, kus on sündinud see juutide kuningas. Ta käsib tappa selle peale kõik alla 2 aastat pettema lapsed, kuid Jumal on juba leidnud oma pojale pelgupaiga Herodese viha eest.
kui nüüd Herodes nägi, et targad olid teda petnud, siis ta vihastus väga ja läkitas ning laskis tappa kõik poeglapsed Petlemas ja kogu selle ümbruskonnas, 2-aastased ja nooremad, vastavalt ajale, mida ta tarkadelt oli hoolega uurinud. Siis läks täide, mis on üteldud prohvet Jeremia kaudu. Raamast on kuulda häält, palju nuttu ja kaebust. Rahel nutab oma lapsi ega taha ennast lasta trööstida, sest neid ei ole. Arvestades seda, et Betlem oli väikelinn, kus võis elada mõnisada inimest, ei saanud selles vanuses rohkem lapsi siin olla kui vaid mõned tosinad. Kuid selle teo julmus räägib meile Herodesest kõik. Mitmed ajaloo uurijad on seda meelt, et Herodes pidi olema juba haige oma kohutava haigusega, kus ta mädanes elusalt suurtes valudes ja peatselt sellesse ka suri, pärast kui ta oli selle julma käsu väljastanud. Kuid suureks hämmastuseks ja Herodes julma akti kinnituseks on leitud sündimise kiriku keldrist mitmeid väikelaste haudu, mille vanus on just dateeritud sellesse aega. Mida küll peaks ütlema selle imelise jõululoo sünniloo kokkuvõtteks? Selles esiteks on väga palju tegelasi, kuid neil kõigil on üks ühine omadus. Nad kõik uskusid. Nooruke Maaria uskus inglisõnumit, Joosep uskus Maariat ja inglit, kes talle unes ilmus, Elisabet, keda Maaria külastas, uskus, Maaria jutustus, karjased uskusid ingleid, targad uskusid Jumalat, Jumalat antud märki, Simeon ja Anna, kes templis kohtasid Jeesust, uskusid, et tema on see, keda nad kogu elu kohata ootasid. Meile jääb viimane küsimus. Mis on esitatud täna meile? Kas sina usud täna? Oli üks, kes ei uskunud ja see oli kuningas Herodes. Ta suri peatselt oma pattudesse, kus ta mädanes elusast peast. Meie usk on elu ja surma küsimus. Jeesus ütles, et kes usub ja saab ristitud, saab päästetud. Kes ei usu, see mõistetakse hukka. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile near until the